So I'm inviting to the stage Ja nüüd our next kutsuksin speaker, ma Renos lavale meie Papadopoulos, järgmise kõneleja Renos Papadopoulose, who will speak in English. kes jätkab Renos inglise is keeles. professor of analytical Renos on psychology and analüütilise director of psühholoogia Center for professor Trauma, Asylum ja and Trauma Refugees varjupaiga ja pagulaste keskuse at the University of direktor Essex. Essexi He is a ülikooli member juures. of many Ta kuulub väga organizations that paljudesse deal with human rights, organisatsioonidesse, mis traditional tegelevad justice, inimõigustega, traditsioonilise õigusega, konflikti lahendusega. Ta on praktiseeriv psühhoterapeut, kliiniline psühholoog ja ta koolitab ka teisi psühholooge ja terapeute oma töö eest. Sai ta Euroopa Perekonnateraapia Assotsiatsioonilt auhinna, ta on saanud Essexi ülikooli auhinna kõige mõjusama teadustöö eest ja samuti on ta saanud Mehhiko fondi auhinna töö eest Mehhiko laste ja peredega. Lisaks psühholoogiaalasele tööle õpetab ta ka teoloogilistes organisatsioonides, näiteks Antioquia õpetuse majas ja samuti on ta õppejõud õigeusu uuringute doktorikoolis. Tema ettekande teema on siin ekraanil: metanoia psühholoogilisest ning õigeusu vaatenurgast. Palun. Aitäh. Suur tänu, Irina. Suur tänu, et mind kutsusite. Alati on väga suur au ja rõõm ja õnnistus siin olla. Ja mul on juba tekkinud siin väga heade ja eriliste sõprade ring. Nii et minu jaoks on väga suur au siin konverentsil täna olnud. Me oleme täna juba metanoiast väga palju kuulnud ja minu enda ettekanne loomulikult on ka teataval määral ette valmistatud, nii et on teatud kattuvusi varem kuulduga. Aga mul on kavas tegelikult jagada teiega mõningaid mõtteid ja mõtisklusi metanoia teemal natuke laiemast vaatenurgast. Ja seejärel ma keskendun ühele konkreetsemale aspektile. Ma räägiksin näitena omaenda tööst, et me näeksime, kuidas neid teadmisi või mõtisklusi ellu rakendada. Alustame siis. Me kõik teame, et metania, muuseas ma kasutan kreeka hääldust, ma olen ise kreeklane, nii et ma räägin metaniast, mitte metanoiast. Metania tuleneb tüvest nous. Kreeka keeles on siis nuusi järel metanus ja metanu tähendab siis tagant järele tajumist. See on metanoia või metania algtähendus ja originaalvormis viitab see sellisele tagantjärele tarkusele või hiljem tulevale mõttele. Ja seetõttu tekib ka seos kahetsusega, aga kreeka keeles metania tähendab ka kummardamist, kui kummardatakse kellegi ees. Nii et see on kehaline väljendus, mis annab edasi sellise sisemise suhtumise, et ma austan kedagi ja ma panen oma keha võrreldes kellegi teisega alamasse positsiooni.
nii et seda on oluline meeles pidada, mida ta Metania ei puuduta mitte ainult seda nuusi poolt, millest me kohe hakkame rääkima noetikast ja intellektist, aga see puudutab ka tegelikult füüsilist keha. Nii et see tähendab mõttemuutust, mõtteviisi muutust, transformatsiooni, pöördumist, reformatsiooni, kahetsust, leppimist, kõiki neid aspekte, mida mõned eelmised suurepärased ettekanded juba käsitlesid. Vaatame nüüd ühte pildi, see on Kairos ja Metania Girolampide Karpi maal. Mis on Keros? Keros või Kairos? Ma olen kuulnud erinevaid hääldusi. Keros on võimalus, õige ajahetk, millest võib kinni võtta, mida võib ära kasutada. Kui te selle mööda lasete, siis tekib Metania, ehk siis järgmine hetk. Nii et siin on meil Keros. Võib-olla seda ei paista väga hästi, aga tema käes on lõiketera, sest tuleb olla terav õigel hetkel teha õige otsus või õige tegu. Ja kui see hetk mööda läheb, siis seda kahetsetakse. Ja see on nüüd see Metania teine tähendus. Metania on siin see naine, see, kes kahetseb. Siin on teine näide samal teemal. Siin on Metania palju õnnetum. Keros jällegi on siin võimalus ja Metania kehastab sellist sügavat kahetsust. Ma jäin hiljaks. Ma oleksin pidanud võimalust kasutama. Nüüd ma seda enam teha ei saa. Nii et see on siin Metania mõte. Siin on Giorgio Vasari skits. Kahjuks kaugemale see töö ei jõudnud ja siin me näeme, et tegelikult neil kahel tegelasel on ühine keha kahe näoga. Vasakul on Keros, liigub edasi koos ajaga ja tema selja taga on see tume kahtlus, kes õige ajahetki ei kasuta. Ja siin on üks vanem pilt samal teemal Roomast. Siin on Keros, ajaratas ja me näeme siin midagi muud. Siin on Metania nurgas, kahetseb, aga kes siin on, see on Bronia. Ja Bronia on Metania vastand. See on ettenägelikkus. Kui te näete midagi ette ja te kasutate selle võimaluse ära. Nii et selles kontekstis on Metania Bronia vastand ja Bronia mõiste on loomulikult seotud mõistega prognoos, prognoosima, ettemõtlemine, ettenägelikkus. Kui te midagi ette ei näe, siis te ei oska võimalusest haarata. Nii et need on need erinevad kontekstid, millest võib lähtuda Metania mõtestamisel. Siin on veel üks näide, siin on Keros ja Metania. Metania on tavaliselt selline kahetsev ja mitte väga õnnelik. Aga mis see teine pool sõnast, see tüvinuus siis nüüd on? See, mille järel Metania tekib. Tavaliselt tõlgitakse nuusi kui mõistust, intellekti, vaimu, mentaalne tegevus, ratsionaalsus. See on see osa inimesest, mis võimaldab meil midagi teada. Ja selleks, et te mõistaksite, kui keskne see mõiste on, siis on neid, kes ütlevad, et Ateena on tegelikult
Jumala mõistus. Noa, see osa tema nimest, on, tähendab mõistust. Athe Noa, The tuleb siis teosest, Jumalast. Aga kui me jõuame nüüd õigeusu juurde, siis võib see seosteid väga hämmastada, sellepärast et siin räägitakse mõistusest, aga hakatakse ka rääkima südamest. Nii et mul on siin mõned tsitaadid, mis võib-olla kirjeldavad, kui keerukalt kirikuisad tegelikult seda nussi mõistest, millest Metania tuleneb, mõistavad. Nii et kirikuisad võtsid selle traditsioonilise mõiste nus, mis tähendab nii intellekti ja nojad kui ka kõnet ja mõistust logos ja andsid sellele täiendava või uue tähenduse. Nad viitasid mõistega nus noeetilisele energiale, mis on iga hingeliselt terve inimese südames. Noeetiline tegevus on hinge jaoks oluline tegevus, see toimib samaaegselt ajus mõistusena ja südames nussina. Nii et kirikuisade tekstides viitab tegelikult nuus nii vaimule kui hingele, peale või südamele, ehk siis tegelikult inimesele kui terviklikule mõistele. Ja siin on teine näide metropoliit Hieroteos Vlahosel, kes ütleb seda selgemalt. Inimesel on kaks teadvuse keset, nus, mis on õige vahend võtmaks vastu Jumala ilmutust, mis hiljem pannakse sõnadesse mõistuse kaudu, selle mõistuse kaudu, mis tunneb mõistuspärast maailma meie ümber. Nii et põhimõtteliselt ta ütleb, nus on see osa meist, mis võtab ühendust Jumalaga, aga see on ka nus, mis tegeleb meie ümber igapäevaeluga. Nii et siin on selline võib-olla isegi mõnes mõttes segadust tekitav ühtsus, kui me seda enda jaoks väga selgeks ei mõtle. Meil ei ole palju aega, ma ei hakka liiga üksikasjadesse minema, aga siit saame aru, kuidas on see mõiste ajalooliselt arenenud, sest nagu te teate, kirikuisad kasutasid väga palju antiik-Kreeka filosoofide ideid ja seetõttu tekib selline segu erinevatest mõistetest. Metania mõistena eksisteerib ka retoorikas ja seal viitab Metania mingisugusele parandusele või parendusele, kui midagi meenutatakse või rõhutatakse. Kui me kõnes soovime varasemat väidet täpsustada, kas seda nõrgestades või tugevdades, siis Metania kaudu on võimalik seda teha. Ma toon näite. Näiteks see, mis ta tegi, see tekitas minust tunde, ma tahaks minna kõik ära lõhkuda, kas või ta maja maha põletada. Nii et siin me alustame väga-väga tugevast väitest ja siis mahendame seda lihtsalt selleks, et ta saaks aru, et ta ei peaks seda uuesti tegema. Nii et see teine pool sellest väitest on näide Metaniast sellisest meele muutmisest, ehk siis see väga tugev tonaalsus mahendatakse ära, pööratakse millekski kergemaks. Ja kuna need kaks osapoolt omavahel kokku pannakse, siis see sõnum on ikkagi tugev. Ja vastupidine näide, ma ei olnud päris kindel, kas ma peaksin teda päriselt uskuma, ma ei usu teda tegelikult kunagi. Nii et alguses alustatakse nii-öelda mahedalt ja siis tuleb väga-väga tugev väide. Jällegi siin on siis Metania retoorilise võttena. Psühholoogias seda mõistet või konkreetset sõna väga sageli ei kasutata, kuigi väga paljud psühholoogid tegelikult räägivad sama tüüpi sellisest sisulisest või vaimsest transformatsioonist. Ainukene, kes tegelikult Metania terminit kasutab, on Carl Gustav Jung ja ta kasutab neid
seda kahes kontekstis, ta ei kasuta seda väga sageli, aga kasutab kahes erinevas kontekstis. Üks on selline radikaalne transformatsioon, mille tekitab psühhoos. Me ei lähe võib-olla Jungi osas liiga kaugele, aga 19. sajandi alguses oli üsna radikaalne väide öelda, et psühhoosis inimene elab tegelikult läbi mingisugust eksistentsiaalset kriisi, defineerib ennast ümber, tema ümber muutub kogu reaalsus. Jung nägi tegelikult selles ka positiivset potentsiaali. Ja ta kasutab siinkohal sõna metania selle kirjeldamiseks. Ja loomulikult ta kasutab seda ka siis kirjeldamaks, mida psühhoteraapia saab teha psühhoosis patsiendiga. See on revolutsiooniline isegi selle ajahetke jaoks. Isegi tänapäeval väga vähesed haiglad psühhoosis patsientide puhul psühhoteraapiat ei rakenda, tavaliselt antakse lihtsalt ravimeid. Erdeleng, Briti üks olulisemaid teoreetikuid, kes muuseas tegutses ka Tavisteri kliinikus, kus minagi, antipsühhiaatria liikumise liidreid 60-ndatel kasutas metania mõistet, ta laenas selle Jungilt ja ka tema tahtis rõhutada või edasi anda seda, et me ei peaks psühhoosi nägema mitte nii-öelda degeneratsioonina, vaid inimese jaoks olulise transformatiivse faasina. Ja need, kes teavad tema liikumise tegevusest, siis ta lõi terapeutilisi kogukondi, kus inimesed toetasid üksteist, ravimeid ei kasutatud, toetati üksteist kriisides, sellistes olukordades, kus tegelikult kogu nende maailm pöördus pea peale. Aga Jung kasutas sõna metania ka teises kontekstis, rääkides sellest, millele me tänapäeval viitame kui keskea kriisile. Jung eristas väga kiiresti ära esimese ja teise elupoole. Esimene elupool domineerivalt on kohanemise, õppimise, ellujäämise elupool ja teine elupool, lihtsustatult küll, on siis reflektsiooniks selle üle, mis see elu on, mis selle eesmärk on. Nii et palju olulisem on siinkohal tähenduslikkus. Ja Jung ütles, et see ajahetk, kus algab teine elupool, on oluline ja väga sageli esineb metania ehk siis selline vaimne transformatsioon või vaimne ümbersünd. Minu jaoks on võib-olla kasulik mõelda selle peale, kuidas me metaniat siis nende erinevate transformatsioonide kirjeldamiseks kasutame. Vaga Johannes Damaskusest defineerib metania järgmiselt. Metania tähendab tagasipöördumist oma loomusest eraldatuse juurest. Ehk siis see on see olukord, kus sa ei ole oma loomusega kooskõlas, harmoonia juurde oma loomusega. Ehk siis olukorra juurde, kus sa oled oma loomusega uuesti kooskõlas. Ja lisaks sellele liikumis selle suunas, et jõuda oma loomusest kaugemale. Ehk siis sa oled enda juurest ära, jõuad tagasi ja siis lähed veelgi kaugemale. See on liikumine Jumala näo järgi loodust Jumala sarnasuse poole. Ehk siis inimene alustab olukorrast, kus me kõigepealt oleme endast eemal, siis jõuame tagasi selle juurde, et me oleme loodud Jumala näo järgi ja siis liigume edasi selles suunas, et muutuda Jumala sarnaseks.
ta kasutab siin kreeka keeles siis parafisi, katafisi ja aterfisi. Endast eemal, enda juures ja endast edasi läinuna. Täna on mitmed kõnelejad erineval viisil esitanud selle küsimuse, et mida see metania siis tegelikult endast kujutab. Need on erinevad teod, mõtted ja käitumised, mida me peame ebakohaseks või valeks. Me alustame, see on meie lähtepunkt. Ja eile isa Aleksei Uminski tegi väga selge eristuse väära käitumise ja patu vahel. Iga väärkäitumine ei ole veel patt ja see on väga vajalik eristus. Ja see eristus aitab meil mõista ka väga paljusid erinevaid, ka paljusid teisi eristusi. Mind tegelikult huvitab patu mõiste, kreeka mõiste amartia, selle kohaselt on see eesmärgi eiramine või sihi eiramine. Ehk siis, kui me ühendame selle Damaskuse Johannese arusaamaga, siis tegelikult see võib tähendada seda, et me kaldume kõrvale oma elu eesmärgiks, milleks on mõista seda, mille poolest me oleme Jumala näo järgi loodud või mille poolest me oleme Jumala sarnased. Metania on võimalik mõista sellise kogumina, mis koosneb erinevatest sammudest. Me peame alustama teadlikkusest, selle kohta, kuidas me oleme siis oma elu sihist mööda elanud. Siis me saame mõista, mida me saame teha ja me saame ka reaalselt midagi teha olukorra parandamiseks. Ehk siis selle teadlikkuse rakendamine, kui me teame, mis valesti on, mida me siis nüüd paremini teeme. Aga siin on ka need tunded, erinevad tunded, kahetsus, häbi, meeleheida, kõik, mis selle protsessi ümber tekivad. Koos selle teadlikkusega, et ma elan oma elu sihitult või sihist mööda. Siis võitlus, et selle protsessi juures püsida, ei saa lihtsalt saada teadlikuks ja siis sinna samasse jätta. See pühendumus, mida on vaja kogu selle protsessi läbielamiseks ja loodetavasti ka siis see radikaalne muutus või pöördumine, mis kogu selle metania protsessi tulemusel peaks tekkima. Nii et tavaliselt me räägime metaniast kui pöördumisest või transformatsioonist, aga see muutumine või pöördumine on pika protsessi lõpptulemus ja me peame selle pika protsessi etappe mõistma selleks, et aru saada, kui keeruline see kõik on. Ja mind huvitab siinkohal veel üks asi. Me kuulsime suurepärast ettekannet Vanast Testamendist. Ja minu jaoks on ka huvitav metania kohta heebrea keeles Vanas Testamendis kasutatav sõna ja mõiste teshuva. Võib-olla hea või huvitav oleks sellel teemal eelkõnelejaga dialoogi pidada, aga üldiselt teshuva tähistab pöördumist. Shuv on pöördumine, strefo kreeka keeles. Aga see on pöördumine tähistab pöördumist Jumala poole vastamaks tema kutsele. Ehk siis metania tekib, kui me kuuleme Jumala kutset ja pöördume selle suunas. See on meie vastus Jumala kutsele. Tema kutsub meid ja meie pöördume. Mulle meeldib see tegelikult, see on huvitav ette kujutada ja see annab edasi ka väga olulise aspekti. Enamik meie palvetest
käib selle kohta, kuidas luua selliseid tingimusi, et meil oleks võimalik Jumala kutset üldse kuulda ja siis me saame pöörduda. Ja kui me selle pöördumise peale mõtleme, siis see Jumala kutse on mingisugune sündmus, mis tekitab meis kahetsuse võimalikkuse kogemuse. Algamas on paastuaeg ja üks paastuaja peamisi sõnumeid on meie palve Jumalale ära pööra minust oma nägu ära. Ja meie tegelikult palume Jumalalt võimalust tema kutset kuulda ja me palume ka Jumalalt seda, et ta ei pöörduks meist ära. Kõik see on pöördumise teema. Me oleme siin täna Arvo Pärdi keskuses ja tegelikult minu jaoks Arvo Pärdi muusika tähistab ka pöördumist. Sa kuulad seda, sa mõtled, et sa oled harjunud mingisuguse meloodiaga ja siis toimub pöördehetk ja üllatus ja kõik läheb teises suunas. Ja Arvo Pärdi muusikas on minu arvates see üks peamisi omadusi ja mõnikord ta teeb seda isegi teatraalselt. Näiteks nii, et teil on publiku hulgas mõned inimesed, kes äkki hakkavad laulma ja te olete sunnitud selja taha vaatama. Nii et see kutse ja pöördumine selle kutse suunas on Metania mõiste olemuslikult olulised osad. Ja see viitab suhet mitte ainult üldiselt teistega, vaid konkreetselt ja otseselt Jumalaga. Ja siin me näeme ka erinevust Peetruse ja Juudase kahetsuse vahel. Sellest on väga palju kirjutatud. Mõlemad kahetsesid, aga üks nendest tappis ennast ja teisest sai see kalju, millele Kristus sai rajada oma kiriku. Kreeka keeles loomulikult kasutatakse kahte erinevat sõna. Peetruse puhul metania, Juudase puhul metamelia. Kreeka keeles on kaks erinevat sõna ja metamelia viitab sellisele vaimuseisundile, kus ma mõistan oma enda ebamugavust, oma enda õnnetusse uppumist. Metamelio tuleneb tüvedest meta ja melo. Melo on hoolitsus, ehk siis metamelia tähendab seda, et see on keskendumine oma ootustele, oma eksimustele. Metamelia on keskendumine oma enda kogemusele. Metania on aga pöördumine endast ära, uue mõõtme sisse toomine. Metamelia puhul ma järgin ikkagi oma enda kontseptualiseerimise viisi. Metania on oma perspektiivi avardamine, oma südame avamine, loobumine oma enda arusaamist, sest mingisuguse probleemi kohta. Minu töös pidevalt inimesed tulevad ja kirjeldavad, kuidas nad mingisugust olukorda näevad ja otsivad lahendust, aga probleem on tavaliselt seotud sellega, kuidas nad olukorda kirjeldavad ja defineerivad. Kas nad on võimelised loobuma oma nägemisest, kas nad suudavad pöörduda, kas nad suudavad muuta seda olukorra keset, vaadata probleemi teisest vaatenurgast ja see on metania olemus. Nii et see on tegevuse ja mõtte paigutamine laiemasse konteksti, suure pildi vaatamine. Ja seetõttu on metania tegelikult seotud suhtega, nagu kirjas kolosslastele 11 taludes ja 11 andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi.
Meil ei ole siin mitte ainult inimeste vahelised konfliktid, vaid meil on nendele lisaks ka ühine ühendus millegi suuremaga, suur kontekst. Ja kui me räägime sellest laiemast pildist, ka isa John mainis seda sama teksti. See on ülestõusmise päev, sääragem püha valguses ja emmakem 11, öelgem vennad isegi neile, kes meid vihkavad, andestagem kõigile ülestõusmises ja hüüdkem Kristus on surnuist üles tõusnud. Ja minu jaoks oluline on siin see, et me ei ütle mitte, et andestage kõikidele, vaid andestage kõikide asjade eest. Mitte forgive everybody, vaid forgive all things. Ehk siis tegelikult sõnastame selle olukorra ümber, pöörame oma pea sinnapoole, et vaadata kõike ülestõusmise puhul uue pilguga. See on Metania olemus. Ja ma tooksin siin nüüd konkreetsema näite. Ma püüan selle lühidalt kokku võtta. Ma räägin ühest mehest Kreeka saarel, kuhu saabuvad pagulased. Ta oli tavaline Kreeka mees, tal olid lapsed, ta elas oma elu ja ühel päeval ta nägi, kuidas paljud pagulased jõuavad tema saarele ja konkreetsemalt nägi ta pagulast, kelle 2 väikest last olid uppunud. Ta läks nende laste matusele. Nende laste isa oli täiesti meeleheitel, ta ei suutnud vaadata oma lapsi hauas, ta hüppas hauda, tõstis need lapsed üles. Tema väljend, millega see mees seda olukorda kirjeldas, oli, ta haaras nagu 2 lihatükki ja hakkas neid keerutama. See olukord tekitas talle sellist valu, et ta pidi pea ära pöölama. Metania, ta pidi mõtlema, mida mina oma elus teen, kui ma näen sellist valu, mis toimub minu elus, minu naise, minu pere elus. Ta nägi veel ühte peret, kus isa, ema ja mõned õed-vennad olid uppunud ja ta nägi 2 last. Ta hakkas neid aitama ja pärast seda ta ütles oma naisele, ma ei saa neid sinna jätta, ma pean nende eest hoolitsema. Ta võttis need 2 last, tõi oma koju, täitis kõik juriidilised protseduurid selleks, et saada nende laste hoolduspereks. Need lapsed jäid sinna paariks aastaks. Ja nüüd vaatame, millised on need pöördehetked. Esimesel pöördehetkel ta mõistab teiste inimeste valu. Ta võtab need lapsed enda juurde ja siis ta mõistab, mida ma olen teinud. Ma pean hoolitsema oma pere eest, ma tõin oma perre võõrad lapsed, nad on teisest kultuurist pärit, ta oli väga põhjalik mees, ta uuris põhjalikult islamit, nende laste kultuuri, ta püüdis teha nii, et need lapsed tunneksid ennast võimalikult hästi tema kodus, siis küsib ta enda käest, aga mida ma nüüd olen teinud oma perele, kas ma oma impulsiivsete tegudega olen kahjustanud oma peret. Nii et selles protsessis on mitu erinevat Metania hetke, pöördumine ühele poole, pöördumine teisele poole, pöördumine tagasi. Ta oli väga hirmul, ta kahjustas, ta mõtles kahetses, ta mõtles, et võib-olla ta teeb nendele lastele kahju. Ta nägi, et nendel lastel on haavu, millega tema ei suuda toime tulla. See on ka põhjus, miks mina nendel saartel oma tööd teen
psühholoogina, psühhoterapeutina, ma suhtlen nende inimestega ka Skype'i teel ja annan nõu ja ta küsib minu käest, kas ma kahjustan neid lapsi, kas ma teen nende jaoks piisavalt, kas ma kahjustan oma peret. Nii et selline segaduse hetk, see mõistmine, et ta on segaduses, avas tema jaoks võimaluse liikuda tavalisest reaalsusest laiemasse reaalsusesse ja siis veel kord veel teistsugusesse reaalsusesse. Ta mõistis, et ta on tavaline inimene, et ta tegutseb tegelikult õigesti, loomulikult. Ta ei suuda olla ideaalne isa kõikidele oma lastele ja mõlemale oma kasulapsele, aga ta sai sellega enam-vähem hakkama. Me andsime talle ja tema naisele rohkem tuge ja lihtsalt, et te teaksite, et sellel lool on õnnelik lõpp. Nad leidsid kuskil Kesk-Euroopas üles nende kasulaste sugulased, kelle juurde nad said edasi minna. Aga see näitab meile, kuidas elu toob meie juurde väga palju erinevaid olukordi, kus me peame pöörduma, iseennast pöörama ja liikuma kaugemale sellest, mida me peame igapäevaseks reaalsuseks. Ja see võimaluse hetk on väga oluline, sellepärast, et see liikumine võib minna igas suunas, see võib olla lihtsalt eksitus, aga see võib olla ka õige metanja. Ja ilma minu poolse abita see mees hakkas mõtlema vaimsematele asjadele ja see omakorda avas uued perspektiivid tema ja pere jaoks. Nii et minu aeg hakkab otsa saama, meil on ka homme seminar, kus saame sellest teemast edasi rääkida, aga aitäh teile. Thank you, Rennos, very much. Suur tänu, Rennos. Meil on natukene aega ühe kiire küsimuse jaoks. Ma olen kindel, et keegi soovib midagi lühidalt küsida ja saada ka lühikese vastuse. I have a question. Minul on küsimus, nii et kasutan oma eelisseisundit siin ära. Kui te hakkasite rääkima Keirosest ja Metanjast Euroopa kunstis, ja sellest Vana-Kreeka Metanja peegeldusest seal ja liikusite edasi õigeusu perspektiivi juurde. Mul tekkis seal juures küsimus, kus õigeusu perspektiivis asub Keiros? Või mis on Keiros? Või kes on Keiros? Ma arvan, ja väga hea küsimus, aitäh teile. Võib-olla see teadlikkus, et igal ajahetkel on meie jaoks avatud võimalus pöörduda Jumala poole, avaneda, ennast ümber mõtestada. Õigeusu liturgias ütleme, et täna on päästmise päev. Iga päev ütleme me seda sama. Nii et Keiros on iga võimalus, mida me ei jäta kasutamata. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Aitäh. Aitäh selle ettekande eest. Ma ei tea väga palju Metanjast ega ka sellest teisest mõistest, millest te rääkisite, sellest tumedamast enesehaletsusest, mis tekib, kui jääda valele teele. Aga ka mina olen psühhoterapeut ja minu jaoks tundus tuttav see teema meeleheitest ja teadmisest, et sa oled valel teel.
Aga kas on võimalik ka öelda nii, et selle transformatsiooni algatamiseks on vaja armastust, andestust, võimalust turvaliselt vaadata oma enda vigu ja muutuda? Midagi sellist, mis annaks julgust. Suur tänu loomulikult, ütleb kõneleja. Võtmesõnad, mis sellises olukorras meelde tulevad, on näiteks hoia oma meel põrgus, ära kaota lootust. Nii et ükskõik, millises olukorras peaks seda silmas pidama ja seda tuleks vaadata laiemas kontekstis või oma vigu tuleks vaadata laiemas kontekstis, et meie oleme osa loodust. Isegi pereteraapias kipuvad inimesed keskenduma mingitele väikestele probleemidele, mis neil omavahelistes suhetes on, aga kui seda pilti laiemaks tõmmata, siis sellest on alati abi. Ehk siis tuleb vaadata teist inimest tervikuna, vaadata oma suhet tervikuna. Ja siis paistavad ära väga paljud teised iseloomujooned, väga paljud teised ühisosad. Ja muidugi on alati küsimus ka proportsioonides ja erinevate tundmuste vahelistes vastuoludes. Ühelt poolt on meeleheide, teiselt poolt on lootus. Loogiliselt võttes on need vastandlikud, aga inimesena, kellel on mõistus ja süda, ja see ongi nüüd see nuus õigeusu teoloogias, mis hõlmab mõlemat, sellise inimesena kutsutakse meid vaatama asju korraga kahest perspektiivist ja mõistma, et jah, ühest küljest ma võiksin minna siin emotsionaalseks, aga kui ma vaatan seda laiemalt, siis on selles olukorras ka lootus. Ja lootus iseenesest ongi see, mis selle ümbersünni loob. Kui te ei taha lihtsaid lahendusi, mida pakuvad lihtsustatud psühholoogiliselt nõuanded, tehke lihtsalt seda ja tehke lihtsalt seda ühte asja, siis selliste lihtsate nõuannete järgimine ei loo pinnast pöördumiseks või transformatsiooniks. Transformatsioon tähendabki seda, et ma olen olukorras, mis tundub mulle patiseis, aga kui ma pööran oma pead, siis ma näen seda teise nurga alt ja see on teistsugune. Nii et jah, see küsimus on seotud ka lootusega ja me peame toime tulema mõlemaga, nii meeleheite kui lootusega. Aitäh! Veel ühe küsimuse võib esitada aga ainult väga lühidalt, sest me hakkame ajakavast maha jääma. Nii palju, kui mina aru saan, te oma praktikas tegelete ka pagulastega. Nad tulevad erinevatest kultuuridest, neil on erinev usk. Kas see muudab töö nendega keerulisemaks, kui te võrdlete seda näiteks tööga õigeusklikega? Kuidas arvestada erinevate inimeste usulist tausta? Hea küsimus, minu lihtne vastus või kiire vastus sellele on ei. Kui me töötame kannatavate inimestega, siis me ei sisene sellesse olukorda mingite siltidega enda kohta, öeldes, et mina olen selline või kuulun sinna. Me avame oma südame inimeste valule. Inimese valu on inimese valu. Loomulikult tuleb teada mingisuguseid väga algtaseme reegleid, mis kehtivad erinevates religioonides, et mitte väga suuri vigu teha, aga kui see kõrvale jätta, siis tuleb lihtsalt avada oma süda. Ma olen aastaid sellega tegelenud ja mitte keegi ei ole kunagi minu käest küsinud,
kas ma olen Kreeka õigeusku või mingi muu taustaga, ma elan Inglismaal, keegi ei tea, mis rahvusest ma olen või mis on minu usk, ma lihtsalt kui ma töötan inimestega, kes kannatavad, siis ma avan oma südame sellele kannatusele ja tegelen sellega. See on küsimus inimlikkusest. Ma kindlasti ei sisene sellesse olukorda näiteks kristliku psühholoogina või midagi sellist. Ma lihtsalt lähen sinna, et suuta kedagi aidata. Ja me teeme seda tööd ka olles alandlikud ja tänulikud selle võimaluse eest aidata need inimesi nende töös või nende elus. Aga suur tänu, see oli väga hea küsimus. Suur tänu, Rannos.